ma mõtlen, kust me nagu alustame selle aiga, see on juba siin käis mingist paneelist läbi, et see on nii amorfne nagu teema, et et kõike võib nimetada AI-ks, eks ole, et kui ma e-poes sokid sorteerin suuruse järgi, siis on ka keegi ütleb, et see on ju AI, või mingi masinõpe oli kuskil see kindlasti taga ja nüüd on AI ja et siis kui ma vaatan internetist tekste või videosid, mis on genereeritud ja see kõik on nii äge, et siis see on AI ja kõik ongi nagu AI. Aga ma võib-olla Gert alustaks nagu sinust, me oleme sinuga erinevatel üritustel sellest AI teemast minevikus rääkinud. Sellest on nüüd natuke üle aasta. Ma pakuks peast vaata et 1,5 aastat, kui see suur ChatGPT asi hakkas, kui ta siis nagu avalikkusele kättesaadavaks sai ja siis kui hakkasid laiemalt levima need jutud, et mis kohe kõik tuleb, kõik hea ja ka kindlasti väga palju halba, levisid need kirjad, et tuleb see AI arendamine seisma panna, muidu robot võtab üle, tapab ära, see on väljunud kontrolli alt, et me oleme leiutanud tehnoloogia, mille suurusest ja tugevusest ja ohtlikkusest me ise ka aru ei saa, et me peame kehtestama reeglid ja piirangud. Aga need jutud on täna vähemasti avalikust ruumist sisuliselt kadunud. Me istume siin, elekter on ja oleme elus, AI ka nagu on. Mis selle 1,5 aastaga nagu muutunud on? Kas näed mingit sellist meeleolumuutust? Kas me oleme positiivsemad, negatiivsemad või oleme me mingisuguses, mulle isiklikult tundub, et me oleme veidi nagu mingisuguses haibijärgses nagu augus, et kõik pealkirjad on nagu läbi käinud nüüd sellest, et mis kõik tuleb, aga midagi ei ole nagu tulnud tegelikkuses, Et nüüd me nüüd istume ja ootame, et tahaks ka kasutada või tahaks ka muretseda, aga nagu midagi, kõik on samamoodi, nagu 1,5 aastat tagasi oli. Mis sina arvad? No novembris 22 käis see pauk ära, ehk see ChatGPT tuli välja. 22 siis on? 1,5 aastat. Arvutame nüüd, otse-eetris arvutamine ei ole muud. November 22, 2 kuud seal 22 lõpust ja 4 kuud selle aasta algusest ongi täpselt 1,5 aastat, see on ideaalne matemaatika. Ma kunagi üritasin otse-eetris 2+3 kokku liita ja ei nätta. See on ajuehitus on kuidagi inimesel selline, aga palun. Ja mina ütleks mõneti, et praegusel momendil me oleme ikka veel sellises olukorras, et rahvas vaatab seda ja ta väga täpselt ei kujuta ette, mis toimub. Ja tegelikult ka suured AI-firmad on mõned selles olukorras, et alles hiljuti ma lugesin, kuidas OpenAI põhimõtteliselt vaatab neid enda suuri uusi mudeleid ja ta vaatab umbes neid nagu mingisugused imelikke asju, et me väga täpselt ei kujuta ette, mida nad teevad, aga et piiname neid mudeleid niivõrd palju, kuni me hakkame lõpuks mõistma, mida nad tegelikult teevad. Et tegelikult meil on olemas teoreetiline arusaam, kuidas tehisintellekt töötab, kuidas suured keelemudelid töötavad, kuidas transformerid töötavad. Aga arvestades nende suurust, me tänasel päeval tegelikult väga täpselt ei oska neid kirjeldada, me ei oska ennustada, mida nad teevad ja sellepärast ongi, et nad mõneti käsitlevad neid nagu elusorganisme, et teeme laborikatseid ja siis vaatame, mis sealt välja tuleb. Ja me oleme, arvan, selles olukorras, et praegusel momendil just täpselt, et me lihtsalt oleme mõneti pahviks löödud, sellepärast, et need videod, mis sealt tulevad, eks ole, Soorast või pildid, mis seal on, uskumatut arvut suudab sellega hakkama saada. Aga see, ma arvan, et see tegelik see nii-öelda rakenduste poolel hakkab sinna otsa tulema, et kui me hakkame paremini mõistma, mis seal tegelikult toimuma. Ühesõnaga, mitte mina ei ole imelik ja tagurlik, kui ma ei saa päris täpselt aru, et kus see nupp on, mida vajutada, et ta mu elu paremaks teeks, vaid et neid nuppe veel ei ole jõutud teha. Selle kohta oli üks hea ütlus, et me oleme umbes samas ajajärgus, kui oli mateeria uurimine keskajal, ehk siin on tegelikult me tegeleme nagu alkeemiaga, mitte keemiaga praegusel momendil, nii et see on, ma arvan, me oleme väga pika tee, väga algusjärgus. Sandra, mis asi on Askli, see firma, mille eesotsas sa oled ja kas ja mida te teete AI-ga? Ja meie just näemegi seda praktilist poolt ja rakendust. Askli on klienditoe tarkvara, ehk siis me asendame inimest juturobotiga, kuigi tänapäeval ikkagist ma näen veel, et see kombinatsioon tagab kõige parema kliendi kogemuse, ehk siis inimest on ka veel vaja, aga antud majandusolukorras järjest rohkem tuleb minu juurde ettevõtteid ja juhte, kes ütlevad, et ma tahangi koondada, ma olen juba valmis, ma olen juba selle otsuse teinud. Ehk siis tarkvara maailmas on väga palju neid näiteid, kus AI abil saabki teatud protsessi juba inimeselt üle võtta, masinale delegeerida. Tõsi küll, et kui me mõtleme füüsilist maailma, tooteid, siis seal see muutuste juhtimine ühiskonnas
tõenäoliselt võtab aastaid, kui mitte 5–10 aastat, aga tarkvaramaailmas seda on juba näha igapäevaselt, kuidas inimest turunduses, copywritingus, kliendisuhtluses, müügitöös vähendatakse. Ja NetGroup, ma saan aru, teie peate neid nuppe ja asju ehitama, mida me siin Gerdiga otsime, et elu paremaks läheks. Just täpselt nii, et tegelikult minul on olnud viimase aasta jooksul, me kohe päris alguses sellega pihta ei hakanud, aga umbes nagu aasta jooksul, et meie ettevõttel on nagu olnud hea võimalus erinevate erasektori ettevõtetega siis nagu koostööd teha. Ma arvan, viimase aasta jooksul circa 10 sükest pilooti teinud ja pooled on nendest väga hästi õnnestunud, et me ise nagu kutsume neid, kui me klientidega kohtume, siis sellised efektiivsustööriistad. Et mõned nii-öelda valdkonnad, millega me oleme kokku puutunud, me oleme siin meediaettevõtetele teinud tööriistu. E-commerce on üks kõige loogilisem koht, kuna seal on hästi palju sisuga tööd, tõlked, ma ei taha, mingid personaliseeritud tekste kirjutada ja värbamises, et erinevad sellised valdkonnad, aga oleme leidnud üles sellised väiksed probleemid, millega just see generatiivne AI väga hästi hakkama saab ja oleme nendele probleemidele leidnud lahendused üles, et tegelikult 2–6 nädalat on nende väikeste projektide ajakulu olnud, kus me tegelikult oleme suutnud väga palju aega teatud probleemidele, et näiteks mainitud meediaettevõtetele tegime siis raadiosaated, on vaja raadiosaate lõppedes teha kokkuvõte ja tegime väikse lühikese tööriista. Sa mõtled nagu raadiosaatest on vaja teha tekstiline kokkuvõte? Tekstiline kokkuvõte ja mitte ainult, siin on vaja juurde otsida ka persoonad, mingisugused märksõnad, siduda ära teenused ja võib-olla mingi reklaam, asjad siin hiljem nagu juurde panna, et siis meediaettevõtted saaksid seda efektiivselt kasutada. Ja keskmine ajasääst, selline 1,5 tundi ühe saate kohta. Tean omast kogemusest, et see 1,5 tundi tuleb väga kiiresti. Väga kiiresti. Aga need protsessid või millega te tegelete, et kas see muster on siis nagu LLM pluss äriprotsess võrdub profit, nagu et sa proovid LLM kokku panna siis mingisuguse ärilise vajadusega? Olemasoleva tarkvaraga, et nagu kõik me lahendused, me läheneme hetkel selline, et ettevõtted on juba investeerinud oma süsteemidesse võib-olla aastaid, ehk siis täna LLM ei ole see ühe vitsaga löömine, et anna siit otsast sisse, teiselt poolt tulevad ainult vastused, vaid vastupidi, et sa pead ikkagi selle väga pulkadeks võtma, erinevaid teenuseid kombineerima, et üldse saada mingisugune asjalik tulemus, et selline eeltöö on teinekord oluliselt suurem töö ja erinevate infosüsteemidega integreerimine, kui lõpuks nüüd see generatiivse AI osa, mis lõpuks sulle selle lihtsa päringu seal ära teeb ja selle probleemi ära lahendab, aga saa see õige sisend nagu kokku õigel kujul, need õiged promptid ja et need vastused jõuaksid olemasolevatesse äriprotsessidesse, kus on pikad võib-olla ahelad, et koolita need õiged inimesed välja, et see on nagu enamasti see suuremate väljakutset kasutada. Üks täiendus ka, et lugesin ühte pealkirja, mis tundus nii inspireeriv, et meil ju ChatGPT on ja sarnased tehisintellekti tehnoloogiad on kõigile kättesaadavad. Ja Räniorus selle 1,5 aastaga, mis nad on andnud siis kõigile kasutada, neid võimalusi on tekkinud üle 10 miljardi vääringus startupi, kus on ainult üks mees, kes on lihtsalt leiutanud, mismoodi rakendada ChatGPT-d teatud valdkonnas, teatud nišis, oma erialas, oma kompetentsi piires, nii et tegelikult see maailm juba täna loob nii palju võimalusi, kui on siin inimesi, kes seda ChatGPT-d ei ole kasutanud, siis ma alati kutsun üles, sest pigem mõelda, kuidas seal esitada küsimusi või rakendada seda võimsad mootorid, kui pöidlaga scrollida sotsiaalmeediat või uudiseid lugeda, et tegelikult on see võimaluste maailma alles avanemas. Vaataks ühte videoklippi, mis me oleme ette valmistanud. Ma räägin taustaks, et 2019 tegime eksperimendi, kus näitleja andis oma keha ja temast tehti Rein Lang. Ja video tegemine võttis mitu päeva aega. See oli siis deepfake'i
selline esimene tulek, aga valmis ta sai. Ja sinna kõrvale me oleme pannud siis nüüd äsja tehtud video, mis on sarnase põhimõttega tehtud, aga see tehti põhimõtteliselt paari tunniga, et siis nagu 4-5 aastaga on see areng läinud päevadest tundidesse ja see sisendmaterjal, mida sa pead andma selleks, et videos midagi genereerida, et see on vähenenud drastiliselt. Aga vaatame ära, siis me saame edasi arutada, kuhu ta tuleb. Armastatud Eesti kirjanik ja esseist Mihkel Võtt on kunagi öelnud, et kui teil midagi teha pole, minge teatrisse. Aga mina ütlen täna niimoodi, kui teil midagi teha ei ole, minge ja avaldage üks uudis. Baleriinid tantsivad luikede järve, teemanditest ja pärlitest jõel. Kõik tundub natuke veider, sest käes on show aeg. Noh, ma ei ostaks kumbagi ära, et see on nüüd nagu päris, eks ole, 100% naturaalne tulemus. Aga samas kvaliteedi vahe on ju ikkagi nähtav. Sina oled rohkem puutunud sellega võib-olla professionaalselt kokku, et on normaalne hüpe ju? See hüpe on väga suur ja kui vaatame just näiteks kas või viimastel nädalatel, mida on Soraga tehtud, siin üks Kanada produktsioonifirma tegi niisuguse paariminutilise klipi, mille puhul ühegi inimese aega ei kulutatud, ehk siis see klipp on 100% tehtud AI-ga, kõik, mis on taustad, kõik nii edasi, ta ei ole mitte sedasi, et anname pildid ette ja siis hakkab selle pealt genereerima, ei ta on nagu 100% tehtud ja on fantastiline vaadata, on niisugune Bubbleheadi video. Ja ta näitab selgelt, kuhu see nii-öelda tehnoloogia praegult areng läheb, et jah, seal on nagu mingeid asju, kus sa näed, et on vead sees või ta ei ole loomulik ja nii edasi, aga see hüpe, mis on toimunud kas või viimase aasta jooksul, see on kolossaalne. Ja on nagu täheldatud, et kui meil on arvutitehnika arengut, on viimased 50-60 aastat kirjeldanud selline asi nagu muuriseadus, mis ütles, et arvutid muutuvad iga 1,5 aastaga 2 korda võimsamaks, siis tehisintellekti mudelitega öeldakse, aken on 3,5 kuud. Ehk 3,5 kuuga me saame 2 korda võimsama mudeli. Ja kui me nüüd võtame seda, et näiteks sama areng GPT-3-st GPT-4, mis võttis aeg mingile 2 aastat ja põhimõtteliselt oli nagu areng oli nagu kuu pealt päikesele suuruste võrreldus, siis sama areng toimub edasi. Ja meie mudeli, mis praegu momendil ju arendatakse, on juba hakkavad niisuguse $1 miljardi hinnaklassi minema, mis on mudelite koolitamine ja kõik nii edasi või õpetamine. Et ega see paar aastat tagasi Jaan Tallinna poolt ka mõneti veetud temaatika, et algatame diskussiooni, kuhu me enda arengutega lähme. See ei tulnud tühja koha pealt. See areng on ülikiire. Ja nüüd ongi küsimus see, et kui hästi me seda tunnetame, kuidas me suudame seda asja ära juhtida. Kus ta seisma jääb siis või kus see platoo saabub? Ja kus see platoo saabub, eks ole, et see oli ka just alles hiljuti oli vist, kui ma mäleta, ühes ka Eestis olnud raadiosaates käsitleti ka seda temaatikat, et andmed hakkavad otsa saama. Et meil ei ole enam võimalik nagu suuremaid mudeleid väga teha. Et meil... Täna hommikul lugesin, et väidetavalt oli Facebook kaalunud mingi väga suure raamatukirjastuse, ma ei mäleta, tõesti globaalse raamatukirjastuse ostmist, lihtsalt selleks, et oleks AI sinna andmeid nagu ette anda, et mis siis ka pärast juriidilistes vaidlustes nad saavad öelda, et need olid meie andmed, ärge muretsege. Ja arvestades on ju, kui palju siin, ma ei tea, Google'il, Metal, Apple'il, kui palju neil lihtsalt raha seisab, siis kui neil on vaja osta filmistuudioid või raamatukirjastusi või minu pärast on ju terveid riike, selleks, et mingisugust teksti ja audiovisuaali masinasse sisse sööta, siis nad seda ka teevad, et see on väga odav võrreldes sellega. See on väga huvitav, ma olen seda, me saame näha järgmistel aastatel, et kus see kraam tuleb, mis sinna nagu sisse pannakse. Aga kas see on mingi selline, vaataks selline religioonne sümbol on madu, mis sööb ise enda saba? Et kas me seda ei saa teha või, et me genereerime AI-ga sisu, mida me siis anname talle treenimiseks ette? Tehakse ja seal on isegi, kui vaadata mõningate suurte keelemudelite kasutustingimus, on öeldud, et seda keelemudeli väljundit ei tohi kasutada teise keelemudeli treenimiseks näiteks. Öelda võib igast asju. Öelda võib igast asju, eks ootame, kuni esimene kohtuasi tuleb. Aga pigem on, ma arvan, et üks areng, mis on tänasel päeval üha rohkem hoogu võtmas, on
on see, et see mudelite enda arendamine, et mitte niivõrd palju see andmehulkade ja mudelite suuruste küsimus, aga meil tänasel päeval me ju siiamaani väga täpselt ei saa aru, kuidas mudelid toimivad ja sealt hakkavad mängima kõik need eetilised aspektid, kõik see, mis on see inglise keeles tore sõna on alignment ehk see, kuidas ta suhestub inimkonnaga, meie enda väärtushinnangutega ja selles valdkonnas on väga-väga palju tööd teha ja praegusel momentil suurfirmad ongi just ennekõike läinud peale massiga, aga kui võtame näiteks Euroopas ka erinevad väiksed startupid, kes siin tegelevad näiteks prantslaste Mistral, siis nendel on hoopis teised nagu väärtushinnangud ja nende eesmärk ongi tegeleda tehisintellektiga mitte niivõrd palju, et me lööme selle suurte treeningandmete ja mudeli suurusega, vaid seda, et meie mudel on kas siis selgitatav, turvaline ja nii edasi ja see on see koht, kuhu ma arvan, et tulevikus tuleb väga palju tähelepanu pöörata. Mul tuli meelde su juttu kuulates, mis see number oli? Mäletad, kas see oli 40-ndate lõpus või 50-ndatel küsiti mingi IBM-i juhi käest, et mis ta arvab arvutite tulevikust ja see on see mingi maailma kuulus tsitaat, et ma arvan, et maailmas on tulevikus võib-olla isegi 5 arvutit või see oli mingi selline number, on ju. Et ma nüüd küsin, siis sul on ajalooline hetk, et Gert, et mitu LLM-i võib siis maailmas ühel hetkel olla sinu arvates? Tead, ma arvan, et neid LLM-e saab olema tegelikult palju. Sa igaks juhuks ei ütle 5. Ma ei ütle 5. Praegusel momendil on meil juba neid umbes väga suuri, on umbes niivõrd palju, eks ole. Aga neid väiksemaid arendusi on ju väga palju ja nüüd ongi küsimus, et kuhu see päeva lõpuks asi maandub, et kas me hakkamegi, sama küsimus, kas Eesti riigil on vaja oma LLM-i, eks ole. Keeletehnoloogiliselt vaadates võiks ju olla, eks ole, oma chatbot, ettevõtetel oleks väga hea klienditeenindust pakkuda, eks ole, aga selge on see, et sellise asja arendamine võtab väga palju ressurssi. Kas me teeme seda? Hea küsimus, eks ole. Vaata seleta mulle ära, võib-olla publikule ka, et kui lihtne või keeruline on LLM-i nagu teha, aru saada sellest, kuidas seda tehakse. Kas see on nagu selles mõttes tehnoloogiliselt ja ütleme IT ja teoreetiliselt triviaalne asi ja see taandub andmetele ja arvutusvõimsusele ja hinnale? Kas sina saad aru väga täpselt, kuidas seda asja ehitada? Kas mõni doktorant, on see magistritaseme probleem? Kui lihtne see nagu IT küsimus on? Seal on mitu erinevat aspekti, ma ei tea näiteks, kuidas NetGroup seda teeb. Aga nad ehitavad oma LLM-i, nad ehitavad seda. Aga te kohandate endale või te kasutate, eks ole, ja seal ongi nagu väga erinevad vaated, et sul on, ma ütleks niimoodi, et mingit asja pole mõtet hakata tegema nullist, kui sul on ehitusklotsid olemas, eks ole. Ja pigem on see küsimus on see, et milliste andmetega seda treenid, milliste andmetele kättesaadavaks teed. Sama küsimus, eks ole, et kui võtame mingisugused suured mudelid, nad on eesti keele kontekstis suhteliselt viletsalt, eesti keele kohta käivaid andmeid on vähe, aga pigem ma arvan, ongi see kasu hakkab tulema sel hetkel, kui ettevõtted võtavadki need valmis mudelid ja hakkavad neid kohandama enda spetsiifiliste probleemide ja lahenduste jaoks. Sellepärast, et sama asi, et jalgratas pole mõtet leiutada, jalgratas on leiutatud juba ammu, aga et nüüd on küsimus on see, et kuidas me neid asju hakkame kasutusele võtma. Ja et see mudel iseenesest ei ole küsimus on see, kuidas kasutama hakkad ja siin on use case'id olemas. Jaa, ma mõtlesingi sinna jõuda, et Sandra Olari, et kas see kunagi oli Eesti startupi tegemise valem oli see, et võtan äriprotsessi, mis täna on Excelis on ju, ja teen sellest B2B SaaS-i ja lähebki hästi, eks ole. Neid on hästi palju meil riigis. Et kas täna on nagu see, et ma võtan äriprotsessi, mis täna on B2B SaaS-is või Excelis ja panen selle LLM-iga kokku ja mul on startup on ju, ja ma tõstan sinna raha, et kas see nende äriprotsesside või selle AI kasutusse viimine ongi täpselt nii lihtne? Ma vaatan ringi, ma ei tea, et ärkan hommikul üles, kohvimasin pole kohvi teinud, LLM-iga kokku on ju, ja tuleb. Niimoodi võib leida ju lõpmatult neid asju maailmast. Ehk siis see taandub ikkagist sinu enda laiskusele. Kõik asjad taanduvad, loomulikult. Ja siis järgmine aste on siis järjepidevus, et kas sa suudad järjepidevalt arendada ja inimestes nõudlust tekitada, et nad seda lahendust tahaks, siis ongi sul startup valmis. Et kommenteerides korraks siis eelmist teemat, et tänapäeval ei olegi väljakutse selles, et eesti keelel oleks midagi viga, et suurepäraselt tõlgib neuromasin tõlketase on läinud nii heaks ja ka kogu see empaatia vastamine klientidele, samastumine. Et seal ei ole küsimust. Küsimus on, kuidas seda muutust juhtida inimeselt, kui sa võtad inimeselt tööd ära vähemaks, kui sa mõtled, mis on järgmine startupi see mudel või reegel, mille alusel sa seda ehitad, siis sa mõtled, kas need ettevõtted teatud sihtgrupis sul on nõus koondama
inimestelt nagu tööd ära võtma ja andma masinale. Nii et kas sul on see pakendatud piisavalt hästi, et nad usaldavad seda, et see päriselt toimib ja et see aitab neil kulusid kokku hoida. Umbes 6-7 aastat tagasi mul oli võimalus elada Räniorus ja minu abikaasa, kes on ka startupi founder, ikka peres võiks 2 startupi olla, et siis tema oli tegelikult esimene ning tema pääses Y Combinatorisse ning seal me põhimõtteliselt veetsime kogu suve, tol ajal Sam Altman, ChatGPT looja, oligi Y Combinatori president, kogu see seltskond juba 7 aastat tagasi rääkis sellest, et sul ongi kõik asjad ühendatud, sul robotid koristavad, sul toidutarne tuleb, sul on virtuaalsed õpetajad, sul on autod, mis sõidavad ise, viivad lapsi kuhugi, kui on vaja, sul on virtuaalsed kohtunikud, virtuaalsed arstid. Kui me oleme sellest rääkinud, tol hetkel, kui ChatGPT-st ei olnud veel lõhnagi, täna me nagu saame aru, et see liigub sinna poole, siis võtmeküsimus on see, et mida me siis nagu inimestega peale hakkame. Et mis ametit lapsele soovitada õppida, et ma ei tea isegi täna, mis see oleks, välja arvatud andmeteadus, masinõppe, IT-arendus. Jah, Olari, vaatame ringi, et ka suvalises nagu ettevõttes või lähme tänavale, hakkame vaatama, et kas me võiks teha hambaarsti järjekordade startupi LLM-iga, kas me võiks teha kontrolltööde parandamise startupi, kas me võiks teha mingi laualampide sisse või laelampide sisse välja lülitamise startupi LLM-iga. Eksamite infosüsteemi. No näiteks, et kas sina arvad, et sinu töö järgmised, ma ei tea, 300 aastat ongi see, et sa leiad neid protsesse ja paned AI-ga kokku ja ongi teenus. Ma päris 300 aastat ei julgeks ette ennustada, et kui me vaatame siin 5 või 10 aastat, et inimestena me juba oleme nagu loodud sellistena, et me ei ole nagu kunagi millegiga rahul, et me tahame alati rohkem ja rohkem, et kui ma vaatan praegu, ma arvan, iga IT-ettevõtte niisugust nagu backlogi ülesannetest, mis on vaja ära teha, siis seal on alati rohkem, kui me suudame neid ära teha, täna tööd on. Tööd nagu on, et nagu need probleemid, mida me täna generatiivse AI-ga lahendame, on lihtsalt see, et teeme seda tööd efektiivsemalt, aga samal ajal tuleb neid väljakutseid sinna kogu aeg nagu juurde, et tegelikult see töö nagu otsa ei saa, aga seda input'i on alati sinna nagu vaja just selle nagu integratsiooni tegemiseks, et see maailm, millest Sandra siin rääkis, et see kõik on nagu teoorias nagu võimalik, aga nagu millal ja kui palju me peame sinna tegelikult ressurssi panema, et need erinevad süsteemid integreerida ja kas need ettevõtted üldse, kes kõike seda nagu kontrollivad, lasevad sellel juhtuda, sest et võib-olla Microsoft ja Google, Apple ei taha oma, nagu me teame, et seal on nagu ka väga palju sellist võitlust omavahel, et kõik need süsteemid omavahel ei töötakski võimalikult sujuvalt, et ühele ei läheks liiga palju kontrolli. Aga ma olen ettevõtja või ma olen kuskil töötaja ja ma kuulen, et jälle 4 inimest istuvad, räägivad siin tund aega AI-st ja et mul on tunne, et kohe tuleb ja muidu ma jään maha ja ma peaks, ma ei tea, ma peaks midagi tegema, ma peaks kuidagi, mis ma teen siis? Nii võib küll, ma arvan, üsna kindlalt mõelda, et järgmise 5 aasta jooksul ma arvan, et AI tööd ära ei võta, aga võtavad need ettevõtted, kes AI-d efektiivselt kasutavad. Aga ma olengi see ette, kust ma hakkan nüüd kasutama? Tasub kuskilt otsast pihta hakata, eks see ole veits sarnane olukord, kui tuli esimene nutitelefon ja oli vaja natukene ringi mõelda, et kuidas me seda portable arvutit igal poole kaasas veame, ülima lihtsusega saadame e-maile, oleme kogu aeg ühenduses, et tuleb natukene võib-olla esimesest hurraast nagu maha tulla, et kui lugedagi praegu selliseid pealkirju võib-olla, mis nendele tavainimestele, kes siis meediast kõike nagu loevad, et eks me kipume ikka neid pealkirju sinna nagu Hollywoodi suunas kirjutama, et läheb sinna ulmeliste stsenaariumite suunale, tegelikult me oleme üsna nagu kaugel sealt veel, et kui nagu sealt nüüd see esimene hurraaga nagu maha tullakse ja hakatakse vaikselt nägema, et ma lähen nüüd kuskil kõnnin tänaval ja saan kiiresti voice to text AI-lt küsida mingisugust nõu, ja ta aitab mind päriselt, siis ma võib-olla ei pea seda kui kellegiks, kes tahab mind võib-olla välja asendada, vaid ka reaalselt abimeest, kes mind aitab, lihtsalt need lahendused peavad
rohkem jõudma inimesteni, väga paljud, kes avaldavad täna arvamust, ei olegi seda mitte kunagi kasutanud päris elus. Sandra, kui ma ei ole tehnoloogiaettevõtja, ma ei ole start-upper, aga ma olen ettevõtja näiteks. Kas ma saan täna kogu seda headust ja seda lubadust oma firmasse kuidagi sisse või ma saan mõned inimesed ära koondada ja midagi AI-le anda. Kas ma saan midagi teha või ma peangi istuma ja lugema uudiseid ja ootama, et midagi juhtuks? Esiteks, uudistes ongi need pealkirjad klikkide jaoks mõeldud, et rohkem inimesi avaks või panna kuidagi seda emotsiooni tundma. Kuna ma olen tõesti viimasel ajal iga päev kuulnud neid küsimusi, et kas me saame koondada ja Asklit täna kasutavad umbes 400 ettevõtted, tuntud Eesti ettevõtted, kes ei ole startupid, enamus on e-poed, teenusepakkujad, alates siis erinevates valdkondades, Ideal, Sportland, On-Off, Bauhaus või Bauhof, igatahes erinevates valdkondades ettevõtted. Ja neil on see võtmeküsimus täna päevakorras, kas nad usaldavad ja kas nende kliendid usaldavad, sest vaata, alati on see, et kui sa mingit tehnoloogiat pakud, olgu see Apple'i hästi läbimõeldud kvaliteetne nutitelefon või siis mingi tarkvaralahendus, siis tavaliselt 10% inimestest on need, kes kiiresti on nõus seda vastu võtma ja ülejäänud 90% nii-öelda onboardivad ennast väga aeglaselt. Siiamaani sa võid kohata inimest, kes nutiseadet ei kasuta, nutitelefoni. Võib-olla lapselaps õpetab või kuidagi see liigub vaikselt ja aeglaselt inimesteni. Nii et ma näen seda ettevõtetes samamoodi hästi erinev tase. Mõnes ettevõttes on paber ja mitte küll faks, aga ikkagi paberi peal on päris palju andmeid. Ehk siis kui mina räägin täna klientidega suhtlusest, peamiselt on siis telefon, email ja chat olnud, siis esiteks chati suhtes on hästi vähe usaldust ajalooliselt, e-kaubandus tõusis lendu COVID-i ajal, hästi palju kehvasti pakendatud tooteid oli turul, siiamaani on väga palju. Ehk siis ettevõtjad ei ole need, kes suudavad juturobotid väga hästi ise ära treenida või siis live chati juurutada. Nii et seal tekib küsimus, kas see usaldusväärne lahendus on neile tehtud lihtsaks, et nad saaksid näiteks vähem kõnesid, vähem e-maile, rohkem usaldust, rohkem efektiivsust, sest faktiliselt mitte ükski teine kanal ei ole täna kuluefektiivsem, kvaliteetsem, rääkimata kiirusest kui juturobot. Inimene ei suuda konkureerida mitte üheski kategoorias juturobotiga täna. Nii et ainuke küsimus, kas neil olid varasemalt andmed paberi peal, me suudame need piisavalt kiiresti digitaliseerida, luua see esimene mudel, esimene aju, mis tulevikus inimesega teeb ikkagist koostööd. Ehk siis seal keegi jääb klienditoe osakonda tööle, kellele suunatakse masina poolt keerulisemad taskid või küsimused ja see läheb tagasi masinõppesse, sisendina tagasi. Ehk siis juturobot muutub iga päev aina pädevamaks, et ta suudab keerulisematele küsimustele tulevikus samamoodi vastata. Kert, ma tegin mõned nädalad tagasi podcasti episoodi AI-st ja Kristjan Korjus oli seal üks külalistest, Pactumi üks asutajaid. Ja tõenäoliselt Eesti üks paremaid ka akadeemilise taustaga inimesi, kes saab sellest AI maailmast aru. Ja tema ütles, et see nendele suurtele keelemudelitele omane loomingulisus või, me võime seda nimetada, eksimine, loomingulisus, ootamatus, vead, mis iganes, et see on neile omane, see on antud tehnoloogiale omane, sellest me ei saa mitte kunagi lahti, et see kirve jääb sulle alati pea kohale, et kui sa teed ta mingiks klienditoe mingiks asjaks, et siis 99 korda ta ajab mõistliku juttu ja ühe korra tuleb mingi väga ootamatu asi sealt. Kas see on nii, mis sa arvad sellest, et me ei saa sellest lahti? Peame tagasi minema selle taha, et mis on AI sees. AI sees on närvivõrgud, tehisintellekti sees. Ja see närvivõrk on statistiline mudel. Mis tähendab seda, et kõik, mis on statistiline, seal on statistiline viga ja see viga jääb sinna sisse. Küsimus see, et kui palju me suudame seda viga minimeerida. Ja see ongi sama asi, mis ma ütlesin, et ka näiteks suured keelemudelite loojad ise, nad põhimõtteliselt ikkagi jälgivad seda väga täpselt aru, et mis sealt tuleb. Sest on mõned niisugune must kast, millest enamus aega me saame väga adekvaatset infot, aga juhtub ka see, kus me tõesti ei suudagi aru saada, mõtestada, et mille pärast selliseid vastuseid annab.
Ja siin on ka juba ju näiteid olnud, et alles hiljuti Kanada kohus mõistis ühelt lennufirmalt välja töötaja mingil reisijale hüvitise, sellepärast et selle lennufirma juturobot andis Oli lubanud. oli lubanud midagi, eks ole, ja oligi, juturobot võetigi nagu ettevõtte töötaja, eks ole, et Kuigi ettevõtte üritas väita, et see ei ole üldse, me ei tea, mis asi see on, see küll meie mees ei ole. aga juturobot pandi samasse positsiooni kui ettevõtte töötaja ja nii ta ongi, eks ole, aga selle riskiga me peame arvestama ja seal ongi, et noh, et kuidas neid riske minimeerida, kus kohas on see disclaimer, aga asi taandub sellele, et tegemist on statistiliste mudelite ja statistiliste ja noh, ka samad treeningandmed, et kui seal treeningandmetes on vastuolulisus näiteks, siis on küsimus on see, et milline see vastuolu hakkab domineerima. Ja noh, rääkimata sellest, et see klassikaline tehisintellekti probleem ikkagi ka see, kus ta hakkab nagu rõhutama seda, mis on statistiliselt tõenäolisem, ehk kui seal ongi mitu erinevat stsenaariumit, siis ta ühel hetkel hakkab kuhugi ära kalduma, et läheb nagu ühte mudelisse läheb ja no seal ütleme nii, et tööpõld tehisintellekti arendamise on väga lai. Võt minu jaoks tekitas see, esmalt mulle tuli meelde ikkagi legendaarne teos Hitchhiker's Guide to the Galaxy, kus kogu see arvutite tegevus käis ju tõenäosuse põhjal, et kogu aeg öelda, et probability on nagu see ja too, et see on niimoodi, on ju. Ja me ei ole täna harjunud sellega, et kui ma palun arvutil 4 ja 3 kokku liita, et vastuseks tuleb, et 88% tõenäosusega on vastus 7, on ju. Et me saame vastuse arvuti käest alati, aga me vist peame natuke harjuma sellega, et kui me need LLM-id paneme mängu, on ju, et siis vastustel võib olla tõenäosus ja see tõenäosus ei pruugi olla 100, on ju, et see on nagu midagi muud. Ja paradoksaalselt, ma just kuulasin mingit arutelu, kus räägiti, et nende piltide ja heli ja video genereerimine võib nendele LLM-idele olla tegelikult palju lihtsam ülesanne kui teksti genereerimine, sest eksimisvõimalus on nii palju suurem. Kui ma teen tekstis 2 täheviga, siis kõik saavad aru ja ütlevad, see ei tööta, see on jama, aga kui ma palun tal genereerida pildi või video ja ma ei tea, sul on nööpviltu seal, või ma ei tea, ühte nööpi ei olegi, sellised asjad on, et need vead on palju lihtsamini andestatavad. See on klassikaline näide, sellepärast, et seal ongi näiteks samade videote puhul on väga hea, eks ole, et sa avastad videost, mis on tehisintellekti poolt genereeritud mingisuguse ebakorrapäruse. See on tõesti, niimoodi sa pead seda kogu seda video ja pilti ju niimoodi jälgima, analüüsima, kui sa loed teksti, siis ta hüppab sulle kohe silma. Et see on nagu meie, mulle meeldib see võrdlus, mis on juba mingisugune 20 aasta tagune võrdlus, et tehisintellekt on nagu inimene. Ainukene asi on see, et tehisintellektil ei ole neid bioloogilisi piiranguid. Aga kui sa pöörad selle teistpidi, siis jällegi vastupidi, meil inimestel on see eelis, et me oleme need bioloogilised olendid, kes ei ole nii-öelda enam ainult tehislikud süsteemid. Ehk see teksti lugemine, meie suudame seda, või ta on väga alateadlikult, me saame need asjad kätte. Ja kui me võtame need mudelite suurused, eks võtame GPT-4 mudeli suurus, me räägime triljonitest parameetritest. Et aru saada, kuidas see täpselt see vastus seal genereeritakse, me lihtsalt ei suuda tänapäevaste meetoditega seda teha. Nii et see, kas see protsent on 90, 95 või 99 ja pane veel 4-9 taha, eks ole, sinna, ega keegi ei julge seda vastust anda tänasel päeval. Jaa. Aga Olari, mis te teete selles olukorras, et kui on nagu ette teada, et nendel LLM-idel võib tulla igasuguseid luulehoogusid nagu peale, et ma olen ise nagu tähele pannud, et mina ei julgeks teda tõenäoliselt kasutusele võtta väga kriitilistes kohtades. Ma ei julgeks panna LLM-i oma, ma ei tea, e-maili postkasti läbi käima ja mingeid vastuseid saatma, on ju, automaatselt vähemasti. Ja ma ei julgeks küsida ta käest mingeid keerulisi faktilisi asju. Ma ei julge küsida ta käest asju, millele ma juba ise vastust ei tea. Ja see on huvitav ülesanne, et aga mida ma siis küsin ta käest? Väga hea küsimus, et see on nagu täpselt see, millest me nagu ka alustame, kui me seda äriprobleemi hakkame kirjeldama ja keelemudelid täna sobivadki väga hästi, lahendame neid ülesandeid, kus lahendame võib-olla natuke vähe selliseid abstraktsemaid probleeme ja väike veaprotsent on okei, et kui me loomegi, ma ei tea, mingisugusele e-poe tootele kirjeldust, ei ole hullu, kui ta seal kuskil natukene eksib, on ju. Reha alla kirjutab, et see on labidas. Ka see pole hullu, vaata. Ei, tegelikult ei ole, ma olen nõus, muidugi ei ole. Kui sul on nagu eesmärk, kui sa suutsid ise muidu hallata 10 000 toodet, aga nüüd AI abil suudad oma e-poodi panna müüki 100 000 toodet ja riskid sellega, et sul võib-olla 1000 tootele tulevad mingisugused valed
kirjeldused või läheb valesse tootekategooriasse, siis mis sellest? Sa müüd ikkagi 10 korda rohkem tooteid ja see ongi nagu fine, aga sa pead selle riskiga lihtsalt arvestama ja tead, Sander ütles ka väga hästi, et ega see parim kombinatsioon on ikkagi inimene pluss AI, mis muudab meid efektiivsemaks ja me suudamegi rohkem müüa, rohkem raadiosaateid teha ja neid panna veebi üles, et rohkem inimesi näeksid, jõuaksid õigete sihtgruppideni. Et tuleb lihtsalt selle riskiga arvestada, sellest aru saada, et AI täna ei tasu kuskile pangasüsteemidesse panna, mis võib-olla ühelt kontolt teisele hakkab raha tõstma sulle automaatselt, vaid tulebki leida üles need ülesanded, kus inimene niikuinii eksib. Et lihtsalt võib-olla me inimestena peame ise seda natuke peeglisse vaatama, et me ei taha ju tunnistada, et inimene eksib. Siit hakkab paistma selline huvitav, vaata, ma mõtlen, et mis inimene siis eksib, eks, et kui üks nendest kasutusnäidetest, mis tuli koos ChatGPT-ga välja, tekkisid need, ma ei tea, tee kokkuvõtte pdf-ist.com tüüpi veebisaidid. Ja no ma proovisin, ma andsin sinna igasuguseid huvitav dokumente, Eesti mingisuguse lairiba strateegia näiteks leidsin MKM-i kodukalt, on ju ingliskeelne tohutu pikk PDF oli ja ütlesin, et tee kokkuvõte, tuli adekvaatne. Ja siis, aga sa saad selle PDF-iga siis chattida, et küsida ta käest täpsemalt asju. Ja 2 küsimust vastas ilusti ära, 3. sellise konkreetse faktilise numbrilise on ju. 3. puhul täiesti vigase tulemus, ehk et ma pidin iga selle küsimuse vastuse ikkagi, mis ma faktiliselt küsisin, minema üle kontrollima tabelist, on ju. Ja siis, kui ma ütlesin talle, et kuule, sa ütlesid, mul on 18, aga seal on 32, oi, vabandust, on ju, et tõesti on 32. Et kui ma kuulan Olari su juttu, et siis mulle tundub, et esimesena saavad ikkagi pihta jälle need vaesed madalama palgalised, vähema haridustasemega töötajad, ehk et kui mul on e-pood, on ju, siis täna ma palkasin kedagi sinna labidaid ja rehasid kirjeldama. Ja see ei ole tõenäoliselt, ütleme, kõrgema haridustasemega spetsialist. Kõrgema haridustasemega spetsialisti ma tõenäoliselt oleks võtnud tööle ja öelnud, et sa oled analüütik, loe see lairiba strateegia läbi, on ju, ja tee mulle kokkuvõtte ja ma oleks ta käest küsinud neid asju. Ehk, et mulle tundub, et esimesena saavad pihta madalama palgalised lihtsama töö nagu valgekraed, kelle tööd hakatakse ära võtma. Kas mul on õigus? Esialgu, kui me räägime siin nüüd mingitest aastate tagasi, siis jah, aga esialgu on pigem nende võimalus muutuda oma töös efektiivsemaks ikkagi, et kui lähme tagasi selle backlogi juurde, siis jätkuvalt AI on efektiivne inimene pluss see mudel, et need samad inimesed esialgu saavad need tööriistad kätte ja öeldakse, et nüüd sinu kuu eesmärk on läbi käia 10 000 toodet, mitte 1000 toodet, et palun hakka pihta. Okei, Sandra, sul oli kommentaar. Just täiendus, et ma ise lugesin siis sellist näidet, kus klient esitab küsimuse e-poes, juturobot või siis AI assistent meie kontekstis annab vastuse, kuna inimene saab iga vestluse üle võtta igal hetkel, siis tuleb see spetsialist, ütleb, vabandust, juturobot sai valesti aru, siin on teile õige info. Ja siis selle peale klient ütleb, ma ei mõelnud seda, eelmine oli õige. Ehk siis inimene tihtipeale ise ei tea, mida ta tahab ja sõnastab oma lähteülesannet või oma küsimust nii segaselt, et kui nendel hetkedel ma näen, et AI on võimeline mõistma, mida inimene tegelikult mõtles paremini kohati kui meie, siis natuke on hirmus ka. Kert, mis su kommentaar oli? Ma tahtsin veel öelda seda, et võib-olla ka meil töökohad liiguvad teise kohta, et osad need töökohad transformeeruvad ja üks niisugune näide on ikkagi see, et meil on tänasel päeval maailmas meeletus kogus andmeid. Võtame kas või enda Eesti riigi, eks ole, meil on igasugused andmekogusid, aga mis on probleem, on andmete kvaliteet, andmete struktureeritus ja nii edasi. Ja selleks, et tehisintellekt oleks efektiivne, peab olema tal võimalikult head andmed, lähteandmed. Ja ma arvan, et siin lähiaegadel me näeme üpris palju seda, kus tuleb investeerida selleks, et neid andmeid korda teha. Et neid andmeid korrastada selleks, et tehisintellekt saaks hakata, kas või näiteks sama riigi tasandil, eks ole, andma mingeid soovitusi, mis
oleksid õigetel andmetel. Ja see on umbes samasugune töö nagu see toote kirjeldamine, et kui inimene varem töötas e-poes ja kirjeldas tooteid, siis nüüd võib-olla ta istub maha mingi riigi andmekogu otsa, hakkab vaatama, kas seal on andmed struktureeritud õiged ja kõik nii edasi ja sellisel juhul tekib see lisandväärtus teise kohta hoopis. Ma lisan siia veel juurde, et ka juba meie valdkonnas on selline uus positsioon juurde nagu prompt inseneer. Et sisuliselt, mis see endast nagu kujutab, et kui me oleme võtnud siin 50 minutit anda rahvale edasi seda mõtet, me võtsime selleks 50 minutit, et seda teha, siis samamoodi, et AI-ga suhelda, sa pead üsna palju vaeva nägema, et anda talle seda intenti edasi, et sinu nagu tahet, mida sa nagu tahad nagu saada ja see ei ole niimoodi, et sa esimese korraga, et me võib-olla peame, ilmselt selliseid paneele peab veel sadu toimuma, et inimesed saaksid täpselt aru, et mis siis ikkagi nagu tulemas, kuidas ma peaksin oma tuleviku töökoha peale nagu mõtlema, siis see on eraldi positsioon, meil on eraldi projektides juba inimesed, kes töötavadki just selle ülesandega, et automaattestijad näiteks saidki endale ülesande juurde, et sa oledki nüüd prompt inseneer ka, sa tead, mis on nagu see probleem vaja lahendada, meil on siin mingisugune 10 prompti, tööta nüüd nendega, et see lõpptulemus oleks parem. Kas ma ikkagi kuulan neid AI jutte aasta aega, ma kogu aeg nagu mulle kangastub see tiigrihüpe, ma olen seda nii mitmel üritusel rääkinud, et oli samasugune hetk, eks ole, kuskil 90ndate keskel või siis, kui olid ka need tiigrituurid ja Vaata maailma sihtasutus ja et kus kõik inimesed said aru, et see pauk sealt arvutitest tuleb. Et teda ei olnud veel päris kohal. Väga sarnane seis, et mingid hullud juba toksisid, eks ole, kuskil ja ütlesid, et see on väga äge, aga laiemalt inimesed ei olnud veel kogenud. Kas me oleme nagu praegu sellises hetkes AI-ga, kus see pauk tuleb ja kui me oleme, mida mina arvan, et me oleme, ma ei tea, et kas me peaksime midagi tegema, kas me peaksime kuidagi avama ülikoolide ja ma ei tea, kõik uksed ja tooma inimesed näitama, et palun, et see on ChatGPT kasutada. Seal on tegelikult väga mitu kihti ja ma arvan, et see oli väga hea, mis sa tõid selle tiigrihüppe näite. Ega tiigrihüppe ei toimunud ülikoolides. Tiigrihüppe toimus ühiskonnas laiemalt. Ja tänasel päeval on minu arvates me oleme täpselt samas seisus, et sellist nii-öelda baastehisintellekti teadmist peaks võimalikult laialt viima ühiskonda. Et see kõige lihtsam näide, mis siit ka juba täna läbi käis, on näiteks, või sa ise rääkisid, teksti kokkuvõtete tegemine. Kui palju praegusel momendil, ma ei tea, riigiasutustes, ettevõttes, kus iganes, on koosolek, keegi kirjutab koosoleku protokolli, siis sellest tehakse, ma ei tea, mingisugune kokkuvõtmine, see on täisautomatiseeritav töö. Seal on, võtke Tehnikaülikoolist, on välja töötatud kiirkirjutaja, mis võtab sul kõnest teeb teksti, paned GPT-4 sisse, sa täpselt enda 2 lõiku teksti, mis seal koosolekul räägiti. See on üks väga väikene näide ja sellist nii-öelda igapäevases elus, mida inimesed saavad sellega tegema hakata, sky's the limit, aga me peame selles koha peal nagu inimestel arusaamist tekitama, seal on andmekaitseprobleemid, seal on privaatsusprobleemid ja nii edasi, et see on nagu täiendav kiht niisugust digioskus, mis inimestel läks juurde viia. Või ka täpselt, mis Olar ütles, aga mida ma üldse küsin selle masina käest? Absoluutselt. Kursor vilgub, küsi mu käest mida iganes. Ja sa küsid ühe küsimuse, saab mingisuguse jama vastuse, ütled, et ta ei oskagi midagi. Aga samas siis meil on väga suur ühiskonnast, kes vaevu on võtnud nutitelefoni kasutusele, rääkimata sellest, et ma ei tea, mingid päevaplaan oleks kuidagi digitaliseeritud või ma ei tea, kasutame pilves olevaid Exceleid, ma ei tea, oma perekonna tegevuste või kodutööde jaotamiseks, mis tegelikult tohutult tõstavad efektiivsust, et inimesed ei rakenda neid, sest nad ei ole sellega harjunud, et kuidas nad nüüd jõuavad nende keelemudelitega võimendatud tööriistade juurde, kui nad ei ole tegelikult tulnud veel nagu niisuguse nutitelefoni ajastugagi kaasa. Ja, siin vist kehtib see, et kõiki kohe ei ole võimalik võita. Yeah. Tasahaaval. Meil on minut jäänud, võib-olla natuke rohkem teeme. Aga viimane küsimus. Mina kuidagi sisemiselt keeldun uskumast, et see mustvalge tekstikursoriga aken tüüpi küsimu käest midagi. Et see ongi nüüd see. Mulle tundub, et see on tech-demo põhimõtteliselt seis, kus me oleme. Et midagi väga suurt peab nagu muutuma ja juhtuma ja hakkab juhtuma selle AI-ga.
aga mis see on? Me hakkame siit peale, teeme viimase ringi. Ma arvan, et see kursori näide oli väga hea, lähme tagasi 80. lõppu, oli meil tore MS-DOS, samamoodi väga advanced inimesed suutsid promptiga töötada, eks ole. Nüüd on Instagram. Me oleme, mis sellis on, eks ole, 30 aastat tagasi oli see seis oli selline või 40 aastat. Ja ma arvan, täpselt sama asi hakkab toimuma, et praegu võtad telefoni välja, sa on võimalik, ma ei tea, Siriga suhelda tehisintellektiga, eks ole, et see, ma arvan, et see areng hakkabki nagu kiht-kihilt tekkima, et me oleme praegu, nagu ma enne ütlesin, me oleme põhimõtteliselt keskajas praegu momendil ja kõik need töövahendid, eks ole, et on võrreldud, et tehisintellekti tulek on nagu trükipressi leiutamine. Trükipressist internetini kulus 500 aastat, no ma ei ütleks, et nüüd meil 500 aasta pärast on midagi niisugune sama suur hüpe. Endiselt on teksti akenema, ma toksime. Aga ma arvan, et see hüpe on oluliselt kiirem. Jaa, seda küll tõenäoliselt. Palun, mis hakkab juhtuma? Mis sellest teksti aknast saab? Ma arvan, et väga lihtne. Kõik need tööriistad, tarkvarajupid, ma ei tea, Microsoft Office'id, Messengerid, kõik, mida me nii mugavalt oma nutitelefonides või arvutites kasutame, ühel hetkel nad saavad kõik selle liidese sinna juurde ja kõik on võimalik osaliselt automatiseerida, vajab jätkuvalt inimese sisendit, aga kõik käib lihtsamalt, mugavamalt. Jätame, Sandra, sulle lõppsõna. Ja kuna tiigrihüppe sai mainitud, siis vaata selle eesmärk oli minu arvates viia inimesteni lähemale tehnoloogia võimalused, harida inimesi, tuua nad nii-öelda siia sajandisse, siis ma arvan, et see nagu 2.0 tiigrihüppe peaks olema selline, mis toobki tehisintellekti, just selle uue ajastu tehisintellekti võimekuse, sõltumata sellest, kas on ainult kursor ja kastike. Me ei tohi sinna taha jääda kinni ja oodata midagi enamat, sest meil on riigiasutused, meil on väga paljud organisatsioonid, kus seda ei kasutata veel, kus tööd tehakse käsitsi. See on täielik waste of our money ja meie ressursid erasektoris. See probleem ei ole nii terav, sest me oleme selg vastu seina, maksud on kõrged, meil on vaja kasumit toota, meil on vaja efektiivsust. Ehk siis ma ei muretse erasektori pärast nii palju, aga just see nagu ülejäänud kogukond Eestis ja avalik sektor peab seda hüpped ära tegema. Ehk siis ikkagi meie kõik, keegi seda meie eest ära ei tee. Olgu, aga tõmbame siis otsad kokku. Selleks aastaks on internetipäev läbi. Saab lõunat süüa, siin saab chattida ja siis on paras aeg minna koju, teha arvuti lahti ja hakata kähku ChatGPT-d ja kõiki neid muid asju vaatama. Aga aitäh ja loodetavasti kohtume järgmisel aastal.